Tervist tulemast Vanapaugu põrgu kööki. Vaata, kunagi ma panin sellise pildi sinna üles, kus need pildid käivad sinna. Et mul oli tehtud kurkumiga ossikaela ja siis minu käest küsiti siit ja sealt poolt ookeani, et mis see kurkum, mida tema nagu teeb, mis maitse temal on või mis maitseaine tema on. Vaata, mina ei tea, mis maitsega ta on, sellepärast, et teised maitsed nagu löövad üle. Ja see on nagu rohkem nagu kena värvi saavutamiseks pärit on ta Indiast. See kurkum, võib-olla teda kasvab kuskil mujal ka. Ta on selline samane juurikas nagu ingveri juurikas, ainult et ta on hästi kollane. Ja siin on mul nüüd kahvel ossikaela, ülejääk on marineeritud ja nüüd ma teen talle sellise nalja, et ma tambin teda natukene läbi. Et ta ei ole nagu kooreklops, vaid see on nagu kurkumiklops. Tähendab, vaata, kui seda klopsi võid sa teha igast lihast või klopsi võid sa teha kurgist, näiteks kui sa kurgi ära klopsid, värske kurgi enne kurgisalati tegemist, siis on ju kurgiklops. Ja et köök oleks puhas, ei lööks laiali seda klopsi materjali, siis ma kasutan sellist kilekotti. Vaata, mul on siin üks äär on lahti lõigatud. Näed, kui vihma sajab, siis sa võid niimoodi endale, saad selle ja vähe panna. Aga praegu mul toas hetkel vihma ei saja. Nii et ma kasutan seda siis nüüd selle liha tampimiseks. Ja vaata, ma olen sulle varem ka näitanud, see on mul see kodusest apteegist Ibuprofen 1000. See on valuvaigisti. Ja näiteks, kui sul jalg krampi tõmbab. Vaata, sa oled näinud küll, kuidas arstid kontrollivad seda refleksi. Panevad sulle vastu põlve selle, tal on mingisugune metallist, aga mul on puust. Ja seda pead lööma 2 käega. Ja ma usun, et näiteks kui sul peavalu on ja sa sellega näiteks masseerid põlve, siis see peavalu on läinud kohe. Sa ei tunne enam mitte mingit peavalu. Nii, alustame tegevust. Vaata, siin on mul nüüd, nad on sellised suured tükid ja ma võtan siit, need osad on paksemad, need tahavad rohkem matsu saada. Ja ma panen siia kile vahele. Esiteks jääb aaver puhtaks ja see on mul nüüd, see liha on marineerinud mul 12 tundi, aga enne seda oli ta sügavkülmas. Sügavkülma oli ta pandud sibul, natukene soola, natukene hästi vähekene musta pipart ja sidrunappe sees, nagu, mitte sidrunappe sees, kurat, sidrunmahl. Ja nüüd ma lihtsalt löön ta need mahlad käima siin sees ja panen siis niimoodi ühe teise taldriku peale. Näed, siin on seda, kui sa näed, on sul nägemisega korras, näed, siin on seda kollast sibulat veel, kurkumiga muidugi, sibul, kurkum ja siis need ülejäänud värgid. Ja mul on siin see taldriku täis liha, siin on kuskil, võib-olla ehk üle kilo vähe. Tükid on ebaühtlase suurusega, see ei olegi tähtis, sest need ma pruunistan 2 poolt ära, siis panen auduma ja hiljem koorega tuleb tilli ja värgiga seal tuleb see kaste peale, nii et siis on ta kurkumiklops koorekastmes. See on ka omaette huvitav. Ja seda ma teen nüüd kõigiga, ma nüüd näitan vahepeal, ma võtan selle koti eest ära, vaata kui hea mul jääb kõik see lõikalaud ja köök ja puhas ja nägu ja prillid ja kõik on puhtad. Ja siia ma nüüd, näed, need on nüüd ära tampitud tükid. Ega ma olen tampima kõva mees, kui ma tampima kukun, siis ma muudku tambin, ma ei puhka kah.
ja nüüd on mul siin selline asi, vaata, siin on mul selline maitseaine segu. Siin kurkumit ei ole, siin on jahvatatud köömned, suitsupaprika, mis ma siin veel panin? Kuivatatud Itaalia ürdid, tilk soola ja pruuni suhkrut vähe. Ja vaata, sellega ma nüüd raputan need üle ja lasen veel natukene seista, tõmmelda, enne kui ma neid hakkan praadima. Tähendab pruunistama mõlemalt poolt, et ta saab selline hästi hea, mõnus vürtsine amps. Mulle sellised teravad asjad meeldivad, igasugused noad ja žilett näiteks. Nii et kahelt poolt kokku, mul on seda kohe kakras niimoodi välja arvestatud, et mul see taldriku täis liha saab ilusti maitsustatud. Nii, võtta. Ja siis panen küpsetuspanni peale, paberi peale. Pruunistan niimoodi, et panen ahju 200 kraadi peale, 30 pealt õliga kokku natukene. 35 minutit, ahi eel soojendatud, 30-35. No näed, kui sa näed, et juba koorid peale selline mõnus tuleb, siis kui oled ahjust ära, paned poti, tilk keedetud vett või kuuma vett alla ja vähekene haudub. Ja siis läheb juba see kooremöll sinna peale. Ja on sul olemas üks väga hea mõnus, ilmad on kehvad, meil ka siin torm ja laseb vihma ja ühesõnaga ega väljas grilli ümber ei lase eriti kammandada. Nii et ma olen läinud ka kergema vastupanu teed ja mul on ahi olemas. Ja saan köögis teha. Nii et see, ja kes liha ei söö, vaata on sellised inimesi ka, kes ei söö liha, no. Nemad ju tegelikult nad teevad, mul ei ole nende vastu midagi, maitse üle ei vaielda, aga ma ei saa sellest poliitikast nagu aru, kui nad ütlevad, et nad kaitsevad nagu loomi või. Ja siis seal samas söövad loomade eest nende toidu ära. Kuidas see kaitsmine käib? Vaata, see on tahtmatult pealt kuutud jutt kohvikus. Kui 2020-ndates aastates neiud seal ajasid juttu ja siis üks küsib teise käest, et ma kuulsin, et sul on uus peika võet, millega su kutt tegeleb ka. Teine ütleb, et mis ta ikka, et ta on veterinaar. Mis ta oli kuskil sõjas sul või? Mis sõjas? Kuule, sa oled ikka laus loll. Veterinaar on see, kes liha ei söö. No. Kui teid huvitab. Sadagu või saibit vällen. Ma kütsa köögin. Kõige paremat. Kohtume veterinaarid.